Tere! Minu nimi on Tauri Tallermaa. Viimased 21 aastat olen olnud mälutreener. Üsna kiiresti sain aru sellest, olles veel isegi noor treener, et ega meil tegelikult mäluga probleeme ei ole. Meie probleem hakkab ikkagi eriti tänapäeval, selles kiires maailmas, hakkab tähelepanust. Aga kuna käes on ju selline periood, kus tulevad eksamid ja on vaja üks etapp elus lõpetada, kooliga edukalt ühele poole saada ja minna võib-olla uude kooli, aga võib-olla hoopis ellu vastu kindlamalt ja edukamalt, siis võib-olla annan teile mõned sellised lihtsad soovitused ja nõuanded, mida ma 21 aastat olen endas kaasas kandnud ja ka teistele õpetanud ja seletanud. Selleks, et üldse midagi meelde jääks ja võt õppimise puhul öeldakse väga hästi, et meelde jääb see, millele sa mõtled. Kui tunnis õpetaja ei saa tähelepanu või õpetaja ei räägi piisavalt huvitavalt või õpetaja ei hooli või sind ennast ei huvita, sest tähtsamaid asju on hetkel peas, siis see, mida sa parasjagu õppima pead, meelde ei jää. Esmane, mida üldse meelde jätmiseks on vaja teha, on keskenduda. Meelde jätmine koosnebki tegelikult 3 osast. Selleks, et meil oleks eksamil kuskilt midagi üles võtta, et mul oleks võimalik õigel hetkel vajalik info üles korjata oma ajust, siis selle eelduseks on see, et ta peab üldse ajusse jõudma. Vaadake, hästi lihtne on võtta meelde jätmine võrdluseks, nagu on eesti keele 3 käänet. Sisse ütleb, sees ütleb ja seest ütleb. Ehk kui sa oled selle sinna ajusse sisse saanud, siis sa pead tegema midagi, et ta seal püsiks vähemalt eksamini ja et õigel hetkel eksami ajal või kontrolli ajal saaksin selle sealt siis ka välja võtta. Ja selleks, et ta sisse üldse jõuaks, ongi vaja õigel hetkel keskenduda. Ma tean, see ei ole mitte kellegile lihtne, sõltumata vanusest, aga keskendumise raskused on tänapäeva põhiprobleem, sest meid on lihtsalt nii palju ahvatlevat, nii palju uut, nii palju põnevat, millega aju tahab hakkama saada. Ja mis annab ajule energiat ja elevust ja põnevust. Tihtipeale võib-olla see õppimine selle juures ei olegi kõige põnevam. Et nüüd on vaja ise ja ainuke, kes sellega saab midagi teha, olen ma ise. On vaja ennast kokku võtta ja keskenduda õigel hetkel sooritusele. Õppimise pedagoogid ja õppimise spetsialistid ja õpetamise spetsialistid ütlevad, et mida rohkem ma suudan selles õpitus leida seda, mis mulle isiklikult elus kasu toob. Ja võib-olla ma annan siit ühe lihtsa soovituse, et mida rohkem ma seda suudan endale leida, seda lihtsam on mul hetkel keskenduda. Ja annan võib-olla sellise soovituse, et üks koolis ja kooli ajal õppimise mõte, lähtuvalt nüüd sellest, kuidas meie aju areneb, on õppida pingutama, sest iga kord, kui ma pingutan, on järgmine kord see pingutus lihtsam. See on nii nagu jõusaalis käimisega, et kui ma teen pidevalt ühte sama harjutust, siis mul muutub see lihtsaks ja ma ei tunne enam väga suurt koormust. Ja samas ma saan aru, et selleks, et mul kehal oleks arengust kasu või sellest treenist käimisest kasu, siis ma pean seda pidevalt tegema. Ehk siis nii nagu õppimine, nii ka füüsiline treenimine on aju jaoks pingutusega hakkama saamine. Ja äkki aitab see mul paremini eksamiteks valmistuda ja õigel hetkel tunnis kuulata või õppematerjalid läbi töötada, kui ma saan aru sellest, et kui ma praegu pingutan ja ma praegu saan sellega hakkama ja ma saan sellega kindlasti paremini hakkama kui vanemas eas, sest mu aju on lihtsalt praegu palju värskem, palju noorem, palju kiirem, palju tublim, siis ma teen oma elu tulevases elus lihtsamaks, ma saan paremini hakkama. Nii et keskenduda ei ole lihtne, aga tegelikult on võimalik. Kui ma suudan ennast mõelda tulevikku, mõelda, et miks mul sellest kasu on, mis mina sellest isiklust kasu saan ja igal juhul on pingutusest kasu, sest et järgmine kord on pingutus lihtsam. Kui meelde jätmine koosneb 3 osast, esiteks tähelepanu, keskendumine, siis sees ütlev kääne viitab sellele, et see peab püsima ajus sees. Ja selleks, et püsida ajus, on inimese ajul vaja luua seoseid. Mul alles üks startup ettevõtte pöördus minu poole, just noored üliõpilased,
et teha üks keeleõppeplatvorm, mis põhineb peamiselt seoste loomisel. Mida rohkem teie õpetajad suudavad õpetatud seostada oma vahel, seda lihtsam on ja lihtsamini see meeles püsib ja lihtsamini arusaadav. Kui õpetaja seda ei tee, siis peame seda ise tegema. Võib-olla tasuks näiteks mõelda seda, et õppida kellegiga koos, kaaslasega, sõbraga, võib-olla vanema õe-vennaga, no võib-olla isegi lapsevanemaga, kui teistmoodi ei saa. Aga et proovida nendega koos leida seoseid. Ma olen küllalt oma lastega neid harjutusi teinud ja edukalt. Ehk kui sa mõtled asjadele sinu jaoks mingisuguse mõtte, mingi seose, mingi loogika. Sest kõige tähtsam on see, et selleks, et üldse meeles püsiks, sa pead sellest aru saama. Sa keskendud, suudad selle hetke enda jaoks oluliseks mõelda, ei lase ennast muudest asjadest segada, häirida, telefon on lukus, eemal, ekraanid on kinni, keskendun. Siis püüan leida sellel tähenduse, mingi seose. Kas isegi võib-olla mõne teise õppeainega, võib-olla päris eluga. Ehk seoseid peab looma. Ja kolmas, mis on meelde jätmiseks vältimatu, on kordamine, kinnistamine. Kõik on kuulnud seda vana lauset, et kordamine on tarkuse ema, aga meelde jätmise mõttes on see ainuke variant. Ma lihtsalt toon näite. Juba nüüd siis 18 aastat tagasi jätsin ma meelde üheks hommikutelevisiooni saateks 4500 piikoma kohta. Ma keskendusin iga päev, ma tegitsin seoseid, ehk numbritest leidsin loogikad, minu jaoks sobivad mustrid, ja ma läksin üks hommik, siis 14. detsember 2004, läksin hommikul televisiooni saatesse ja kirjutasin seal järjest lihtsalt tahvli peal numbreid. Täna ma ei mäleta neid enam. Ma ei mäleta valdavat enamust, ma ei mäleta 4450. Miks? Sest mul pole vaja, ma ei kasuta neid enam. Ma ütlen ühe väga ebameeldiva protsendi, aga sellel on oma mõte. Koolis õpitust võtab inimene kaasa heal juhul 4%. Ehk koolis käimise eesmärk ei ole mitte mäletada kõiki teadmisi, mis te elu jooksul ole koolis õppinud, vaid koolis õppimise mõte on õppida õppima, õppida ise lahendama, ise sellest koera sabast üle saama, ise saama seda eduelamust, et sain hakkama, tegin ära. Ja see on see, mida tegelikult te ellu kaasa võtate. Mitte need teadmised, vaid oskused õppida, läbi murda sellest ainematerjalist, see endale selgeks teha, võib-olla ka koos kellegiga oma vahel arutavad ja selgeks teha. Ja kui me tahan, et see jääks pikemaks ajaks meelde, siis ma pean mingid kohad üle kinnistama, sest aju ei ole faktide meelde jätmiseks. Aju vajab pingutust selleks, et meelde jääks. Ja kui sa tahad, et mis käsi püsiks meeles, siis sa pead sellele mõtlema, seoseid leidma ja ilmtingimata kordama, kinnistama. Ja mida varem sa kordad, seda kauemaks meelde jääb. Ma loodan, et mõne mõtte ehk saite, kui te tähelepanelikult kuulasite. Kui tekkis seos ja kui nüüd korraks üle korrata, millest jutt oli, siis on sellest kasu. Edukat kooli lõpetamist või siis eksamite sooritust teile kõigile. Aitäh!